Lilli Promet avaldab kinojutustuse Pimedate akende ajal 1961. aastal. Tõniskase film sellesama teose ainetel jõuab Eesti Televisiooni ekraanile aprillikuu alguses 1968. Olgu sõda või olgu rahu, jäävad alati inimestes alles tunded, millest nad ei saa mööda minna. Need on isiklikus elus armastus, isikliku elu olmelised küsimused, suhtlemine inimestega, arusaamine sellest, kes on oma, kes on võõras. Alates 1960. aastate keskpaigast räägitakse Eesti Televisioonis üha häälekamalt süstemaatilise mängufilmi tootmise vajalikkusest. Peatoimetus Eesti Telefilm hakkab tegutsema 1966. aastal. Tõnis Kase lavastatav Pimedad aknad on valmimisajal Eesti Telefilmi kõige pikem ja töömahukam film. Mul ei olnud ju filmikogemusi. Ei mingit muud pikkust, see on tunniajaline film. Käima ta sellisena läks ja kui ükskord ta lõppes, kujunes sellest 3-osaline mängufilm. Selle filmi eelarve oli ikka ropult väike. Üldse, lõpus jäigi väikeseks. Kuigi Moskva toetas seda, see ei olnud võrreldav Tallinn filmi 1,5-tunnilise filmiga. Ühtegi tuld ei sütti. Linn on nagu välja surnud. Pimedate akende sündmused leiavad aset septembrikuus 1944. Mõni päev enne Saksa okupatsiooni lõppu Eestis. Filmi peategelasteks on 2 noort naist, Maarja ja Leeda. Maarjat kehastab ilma näitlemiskogemuseta Marianna Leover. Ta oli niisugune kaasaegne tüüp, isegi näoplaan seal Marianne Leoveril ja see lihtne niisugune kaasaegne soeng. Et need aitasid tal tegelikult seal selles kaadris püsida. Sel ajal Eesti filmi ilm ega ei olnud eriti laia valikuga noorte inimeste poolest. Ja seetõttu see valik võis soovides teha kõige paremat minna ka viltu. Mõnel on nägude tegemiseks suurem talent, teisel väiksem. Temal erilist ei olnud. Läbiv joon oli temal ikka see kurbus. Leeda osa täidab Aada Lundver. Aada Lundver oli muidugi selle filmi staar. Tema roll kujunes tegelikult tunduvalt kesksemaks rolliks kui Marianne Leoveri mängitud Maarja. Kõige parema, kõige täpsema rolli selles filmis teebki Aada Lundver, kes mängib sellist heidlikku kaunitari. See on kuidagi nagu täiesti usutav. Lähme, Gert. Vabanda, Maarja. Nüüd ma tean vähemalt, kust sind leida. Temas on mingisugust natuke suuremat haaret või hõngu võib-olla, kui tolle aja Eesti naisele omane oli. See, et ta oli silmi pimestavalt kaunis naine, aga ka väga võimekas näitleja. Ta jääb ilma oma suurest armastusest. Baltisakslasest ohvitseri Gert Schröderina teeb filmidebüüdi Jaak Tamleht. Valikud, mis me tegime peategelaste suhtes, nendele pidi andma kinnituse eelkõige Lilli Promet. 2 näitleja suhtes vaidlematult oli ta nõus kohe, ta ütles ainult see saab olla Gert Schröder, see oli Jaak Tamleht, Eesti Televisiooni diktor. Siis oli ta televisioonil täht number 1 tänapäeva mõistes. Nägus poiss, andekas, meeldiv kaastööline. Kui Jaak Tamleht tõmbas suitsu seal võtete vaheajal, siis naised läksid mööda, nad lihtsalt jäid seisma ja vaatama. Ilus mees oli. Aga mina?
see ei olnud armastus. aga mis see siis oli? See ei olnud midagi. Ei olnud midagi? Ei. Ta oli väga hea näitleja. Jumalast palju antud, tähendab hea välimus, hea hääl, laulis. Matit kehastab Vanemuise õppestuudio noor näitleja Ao Peep. Tere, mina olen Joosep Lind. Tean. Ja sina oled surnud mees. Jah. Tõnise eesmärk oli ka see, et kõik, kes käivad kaadrist läbi, nad peavad kindlat tüüpi esindama. Seal on päris palju selliseid inimesi, kes käivad tõesti ainult korraks, nagu näiteks praegune Tiina Park, kes mängib seal saksa mimmi. Ta on lihtsalt tüpaaž ja Tõnise jutt oli selline, et ta peab 10 sekundiga looma selle kuju, kuigi ta oma suud õieti lahti ei tee. Samas võttis Tõnis mängima Eesti teatrite parimat näitlejad, näiteks Ants Lauter, kes mängib väga väikest rolli, või siis Liis Lindau. Võib-olla on juba hilja. Keldris oli seal mingisugune juuksurisalong tehtud. Seal oli siis Aada, aga siis olid seal Eevi Rauer ja Linda Tubin oli seal. See oli üks niisugune kamp, kellega mina kokku puutsin. See oli niisugune episoodiline roll. Paar seedi või 3 või mitte rohkem. Filmi valmimise ajal kehtivad kindlad reeglid, kuidas üht või teist sõja ajal juhtunud asja saab või peab kujutama. Poisikesed, vaata, juba saadetakse Saksamaale. Kui Saksa ajast juttu tuleb, siis ikka olid vangilaagrid ja olid pealekaevamised ja ärakadumised, nii nagu meil nõukogude ajalgi olid, et inimesed võis lihtsalt ära kaduda ja... Eile öösel viidi meie majast filatelist, 72-aastane. Selles filmis ongi lõivu makstud mingil määral valitsevale võimule. Kloogale viidi. See on nagu olnud selline turukauplemine, et panna see teema sisse, see lahendus sisse, see tüüp sisse, aga vastutavasuks peab panna vaat selle sisse. Et ta isegi vaadatav on praegu. See on ikka sellest, et isikudraama on seal minu meelest ikka joonistatud, on välja üks rumal maatüdruk, et sellest raamat saada ja pinget luua. Selleks ei tarvitse isegi saksa aega, seda tausta ei tarvitsenud. On jälgitav, hästi jälgitav film. Samal suvel oli siis Pimedad aknad ja sõduri sinelid ühes saksa ohvitser, mereväe ohvitser, seda ma mäletan, sest vorm oli ilus seal. Et jah, ühel ajal sai tehtud. Aga ma ei oska öelda, mis seal vahet on. Tähendab, inimene on inimene. Üksest kõik, mis vorm talle seljas on. Maitske seda napsi. Pimedad aknad ongi just selline film, kus on antud keisril, mis keisrikohus ja siis rahvale, mis rahva kohus, eks ole. Rahva jaoks on siin kindlasti inimesed ja inimlikud olukorrad, inimlik mõõde, mis väljendab kas näiteks selles, et mingisugust partisani liikumist siin sisuliselt ei ole, on väga riivamisi puudutatud mingisugust vastupanu liikumist, aga pole rõhutatud, pole tsiteeritud Marxi ja Leninit, ei ole peetud, eks ole, lõkendavaid poliitilisi vestlusi, aga teiselt poolt on siin ikkagi skemaatilised tüübid ja just nimelt filmi viimane kolmandik toob esile nende skemaatilisuse. Was für eine primitive Arbeit. Kann das nicht etwas schneller gehen? Selle jutustuse vastukajad olid väga mitmesugused. Esiteks oli palju neid inimesi, kes olid veendunud, et see lugu ei ole tõepärane, kuna Lilli Promet ei olnud Saksa okupatsiooni ajal Eestis. Ta oli liidu tagalas ja sealt hakkas silma päris mitmeid asju, mis ei olnud tõepärased. Mängufilmi Pimedad aknad pilti võtab üles Anton Mutt, Eesti mustvalge operaatori kunsti parimaid meistreid. Anton Mutt oli mees, kelle tehtud must
mustvalgel lindil filmitud asju vaadati alati imetlusega. Temal ei olnud ka niinimetatud pimedate kaadrite juures ei olnud kunagi küsimust, et ei olnud näha, mida kaader endast kujutas. Ta valitses hiilgavalt valgust. Ta oli üks väheseid operaatoreid, kes meil oskas valgusega midagi peale hakata. Antoni jaoks oli see üks selline film, mida ta tegi väga entusiastlikult ka ja kuidagi tal õnnestus seal mitmed enda jaoks olulised asjad ära realiseerida. Ta oli ammu unistas sellisest võimalusest joosta näitlejaga koos, käsikaameraga. Ao Peep nii-öelda nagu eksleb selles linnas, vanalinna hoovides ja siis üle nende tänavate, üle Müürivahe ja Sauna tänava ja nendes sõnaga kohtades. Ja see oli minu meelest ainukene improvisatoorne koht selles filmis. Kolmejaoline mängufilm Pimedad aknad ei ole originaalkujul säilinud. Filmi algmaterjalid ja eestikeelsed koopiad hävivad 1976. aastal Eesti Televisiooni filmihoidla põlengus. Männikul oli Eesti filmide ladu ja selles tulekahjus jäi ainult paar osakest järele. – 2006. aastal alustab filmi lavastaja Pimedate akende taastamist. Nüüd täispika mängufilmina, mitte kolmeosalise miniseriaalina. Filmi pilt hangitakse endise Nõukogude Liidu teleraadiokomitee arhiividest. Kuna originaalheli enam pole, peab kõik näitlejad uuesti sisse rääkima. Nüüd on sisse räägitud näitlejate tekstid, samuti on lindis taustaheli. Pimedates akendes, mille tegevus toimub Saksa okupatsiooniperioodil, mängib peaosa Ada Lundver, roll on seal ka näiteks Ita Everil, aga nende hääled rääkisid nüüd sisse teised näitlejad. Näitleja töö oli kuidagi hästi tugev ja hästi intensiivne ja isegi pisimad episoodid olid kuidagi hästi kõnekad. Meil ei olnud enam neid näitlejaid, kes oleksid võinud sisse rääkida. Ei saanud oma rolli sisse rääkida ka Ada Lundver, sest see ei olnud enam see Ada Lundver, kes oli selle filmimise ajal. Las istub, ma toon vee. Tõnis Kask otsis väga kaua neid sobivaid hääli. Minu meelest ma käisin mitu korda hääleproovi tegemas. Ja endale oli mulle see üllatus, et minu hääl osutus valituks. Ja ma mäletan, et dubleerides mõtlesin sellele, et ideaalne oleks see, kui filmi vaataja ei tunne üldse ära, et see olen mina, kes räägib. Mis sa tahad? Sa ju tead, Gert. Jäta, ma abiellun. Ma püüdsin juhinduda Jaak Tamlehest endast. Ma vaatasin, et ta oli väga sirge rühiga, väga selline rühikas, pikk, galantne. Eks ma püüdsin, ikka lähtusin sellest Jaak Tamlehe karakterist ja püüdsin nagu tabada lähtuvalt sellest tüübist neid intonatsioone. Kes on? Sina. Ao Peebu mängitud karakter on selline suhteliselt introvertne ja ta räägib üpris vähe. See tegi võib-olla natukene, ma tundsin selle olukorra nagu raskemaks, et kui see on nagu nii napp kogu see ette mängitud roll. Tänu sellele nappusele ma tundsin, et ta peab olema kuidagi väga orgaaniline. Püüdma just seda näitleja orgaanikat ära tabada. Et see oli võib-olla kõige keerulisem. Mati, ma ei tea, mida öelda. Ütle, et sa mind ootad. Tuli nagu taastada nullist see tekst, et siis me kombineerisime, vaatasime aegluubis täiesti suures plaanis seda suu liikumist ja üritasime aru saada, et mida ta ikkagi seal ütleb ja siis mingi teksti variant oli ja see ei läinud üldse kokku, et see oli päris suur töö tegelikult, et aru saada, mis asja ta täpselt ütles. Ma ei ütleks, et see väga lihtne oli. Führer teab, mis ta teeb. Varsti ütleb ta oma absoluutse sõna. Aeg oli muutunud nii palju, et oli võimalik panna osatäitjad, kes on sakslased, rääkima õiget, selget, usutavat saksa keelt. Nein, Whisky schmeckt mir gar nicht. Ich mag französischen Cognac.
selline tunne, nagu ta oleks just lõpetanud selle filmimise ja nüüd on vaja järel helindada. See oli umbes 40 aastat oli seal ilmselt vahet, et seda ei olnud küll tajuda. Kas ta siis oli uuesti nii suure eeltöö teinud või oli see tõesti nii värskelt meeles? Et märkused olid jah, väga konkreetsed ja täpsed ja ta ise teadis väga kindlalt, mida tal vaja on. А знаешь, мама, я убила их, бабушку и Марию. Tõnis Kass pidi Lindaut väga kõvasti veenma, et ta viskaks selle kivi. Et stsenaariumi järgi nii-öelda ema viskab tütart, kes nii-öelda saksa ohvitseridega magas kiviga. Lindau ütles niimoodi, mitte iialgi ei viska ükski ema oma last kiviga, mida ta ka ei teeks. Ja muide filmil, see on peaaegu lõpukaader, seal on väga hästi näha, et ta teeb seda tohutu vastameelsusega. Eesotsas käbiniga kõik osakonnad vaatasid filmi üle kõigi nende puudustega, mis seal sees oli ja filmile ei tehtud sisuliselt ühtki parandust, ühtki kärbet, ühtki äralõige tehti Moskvas, kus leiti, et film on liiga andeks andev okupatsiooni ajal käitunud inimesele. 2008. aastal taasesitatud Pimedad aknad erineb originaalvariandist mitte ainult helikujunduse poolest. Uus Pimedad aknad on rohkem kui pool tundi lühem kolmejaolisest algversioonist. Välja jäänud on eri jagudes korduvad algus- ja lõputiitrid, eelmise jao sisukokkuvõtted ning paljud sõjaaegsed kroonikakaadrid. Sealt on välja jäetnud episoode, mida ma ei osanud, ei olnud suutlik tegema neid, et nad oleksid usutavad. Ja kuna enam neid näitlejaid ei olnud, siis neid episoode ei saanud ka korrata. Olulisim muudatus tehakse filmi finaalis. Moskvas toona nõutud halastamatu kiviviske asemel filmitakse finaalepisoodi lõpp niisugusena, nagu lavastaja seda filmi tehes kavandas. Ema, ära jäta mind maha! See teema, Saksa okupatsioon Eestis, 10 varem oleks olnud täiesti mõeldamatu teha sellest filmi, kus eks ole, oleks inimesed. See oleks olnud loosungid, see oleks olnud üdini kurjad fašistid, 2 või 3 väga üllemesed partisani ja siis üks kõhkleja, kes lõpuks liitub partisanidega. Et selles ajas kõik see selline saksa ohvitseri lugu, see armastuslugu seal ja et see oli nagu päris huvitav. Ma mõtlesin selles 68. aastas, see oli see Praha kevade aasta ka vist ja selles kontekstis oli ta päris huvitav. Kui me esimest kord selle läbi vaatasime, siis ma olin nagu väga meeldivalt üllatunud selles mõttes, et eks see olukord on juba, see on niivõrd piirsituatsioon, mis juba teeb selle filmi et huvitavaks. Milline ka ei ole aeg, inimesed kõigi oma halbade ja heade külgedega jäävad siiski eelkõige inimesteks. Ja aeg ei muuda inimese olemust, mis talle on kaasa antud.